Tere, Tere mina olen Piret ja mina Elli. ja täna me tahame siis natukene nüüd rääkida täpsemalt mitte lahti, vaid arutada natukene sellel teemal, et miks kodanikud on miks üldse inimesed on üldse nii, nad ei ole aktiivsed, nad ei räägi kaasa nendele teemadele, mis tegelikult puudutavad meid kõiki ja muidugi me räägime jälle sellest võimalikust plaanist teha meie Eestimaast tuulegeneraatorite tööstusala, üks suur tööstusala. Ja ma saan sellest täiesti aru, kuna ma ise muideks olin samasugune. Ma olin alles enne reisile minekut siin jaanuari alguses. Ma ei teadnud ka sellest teemast mitte muhvigi, onju. Ja siis sinu abikaasa helistas mulle ja rääkis, et kas sa tead, mis toimuma hakkab, mis siin planeeritakse, ja ta rääkis siis, ma ei tea, 10-15 minutit mulle, mina kuulasin ja siis hakkas nagu mõte liikuma, et appikene, ma ei ole sellest üldse teadlik, ma hakkan nüüd uurima seda asja, et mis asi see on, ja siis ma võtsin kätte ja siis mitu päeva uurisin, vaatasin dokumentaalfilme, otsisin infot ja ma saan nendest inimestest täiesti aru, et nagu ise oled samas rollis olnud, et sina vist samamoodi. Just, aga ühel hetkel, kui tekib see mõistmine, et see ikkagi puudutab mind lähedalt, et isegi kui ta ei tule nii-öelda sõna otseses mõttes nagu taha aeda, aga kui jääda ikkagi kas 5 kilomeetri või ka 10 kilomeetri, see on ikkagi väga lähedal. Et ma leian, et inimesed ei ole piisavalt tegelikult täna informeeritud, et mida see täpsemalt tähendab ja ei saada aru ka sellest, et me ei räägi nendest madalatest tuulikutest, mida me oleme näinud nii, ma ei tea, Taani, Saksamaa, mis näited tuua, et me räägime ikkagi eksperimendist, kus tahetakse kõrgeid meretuulikuid maismaale ja meie kodudele väga lähedale panna. Et ei saada täpselt aru, mida see tähendab nii lähedal, vahetus läheduses elada siis tuuletööstusele. Et see teadmatus on kindlasti üks põhjus, miks inimesed ikka võib-olla on osavõtmatud, kuigi ei saa öelda, et meil on ikkagi ju petitsiooni digiallkirjastanud tuuletööstuse vastu Paide omavalitsusüksuse territooriumil üle 1200 inimese. Ja arvestades seda, et tegelikult ikka veel leidub neid, kes ei ole teadlikud isegi sellest petitsioonist või siis ka nendest planeeringutest ja kes pole üldse kuulnudki, et ma olen rääkinud inimestega ja nad on öelnud, et mis asi see veel on, et ma pole üldse kuulnudki sellest, et mis, kuhu ja kuidas. Isegi näiteks Eiveres, kus tõesti, ütleme, 2 kilomeetrit sellest planeeritavast tuuletööstusalast majapidamine ei olnud teadlik siin paar nädalat tagasi nendest planeeringutest üldse. Ma kuskilt vist lugesin ka, et nad on kirjalikult saatnud infokirjad kunagi ainult neile, kes planeeritavast 1 kilomeetri kaugusel elavad, kus on nende kodud, on ju, et see 1 kilomeeter ei ole mitte mingisugune maa, et nagu et seda on täiesti absurdne mõelda, et kuidas see võimalik on. Nii kõrge tuuliku puhul, ütleme, see müra on ikkagi ju kõrvale kostuv, müra levib ikka seal palju-palju kaugemale kui see 1-2 kilomeetrit. Ja kui ma hakkasingi siis uurima ja vaatama neid igasuguseid dokumentaalfilme, just eelkõige alguses vaatasin neid, kus on üks portugallasest teadlane, rääkis infrahelist, kuidas selle mõju on, kuhu see ulatub, kuidas see läbib kõike tegelikult. Siis ikkagi tundus see täiesti uskumatu, et meil pole mitte mingisuguseid piiranguid infraheli suhtes nagu, ja siis veel, kui kuuled, vaatad veel meediat, siis ütleb meie kliimaminister, kes on tegelikult õppinud arhitektuuri hoopiski ja siis ta väidab, et infraheli on väljamõeldis, et tegelikult see puudutab ju tervet Paide linna elanikkonda. Et kui me võtame sedasama meie kodu Paidet ja siis näiteks mina elan Viraksaarest 4 kilomeetrit eemale on planeeritud üks tuulepark ja siis tegelikult minu kodust Paideni on umbes 3 kilomeetrit, eks. Siis tähendab see seda, et tegelikult mõjutab see müra ja infraheli tervet Paide linna
elanikkonda, nii et võiks nagu sellest aru saada, et see ei ole niisugune teema, et mulle tundub, et see puudutab kedagi teist ja kusagil hästi kaugel on ja see puudutab kõiki inimesi. Aga selline sildistamine on võimas kommunikatsioonivahend, et kus tahetaksegi siis nende inimeste mure nii-öelda tühistada või seada kahtluse alla, et kas see üldse on mingi mure, et selle asemel, et tegelikult siis tulla dialoogi nende inimestega, kes peavad hakkama siis elama seal vahetus läheduses, et ja just, et arutada seda, et see teema on niivõrd suurt avalikku huvi tähelepanu omav, et ei saa selliselt, et need otsused kuskil tehakse ja need inimesed, kes peavad jääma sinna mõjualasse, siis lihtsalt, et nendel ei olegi mingit võimalust kaasa rääkida. Ja mulle endale tundub nagu hästi absurdne see, et suured tuulepargid, iseenesest muidugi see sõna tuulepark mulle eriti ei meeldi, sest et ta on ikkagi tööstus, ta on puhtalt tuulegeneraator. Ja see ei ole ju tegelikult park, tavamõistes, et mida meie ette kujutame, mis asi on park, et täitsa võimalik, et seal on ka mingi manipulatsioon sõnadega, et see on tegelikult tuuletööstus lihtsalt, et inimesed vaataksid juba eemalt seda pilti, et see on tuulepark, siis tal tekib hoopis teistsugune kuvand sellest asjast. Et tegelikult on see suur tuuletööstusala ja just seda, et tegelikult on olemas reaalsed kogemused üle terve maailma, kus on need tuuletööstusalad juba rajatud, küll ka kõrgete ja väiksemate kõrgustega, erinevate kõrgustega tuulegeneraatorite puhul ja inimestel on probleemid ja hädad ja nad on pidanud oma kodud maha jätma, nad on pidanud ära minema. Siin Eestis on meil samamoodi inimesed, kes reaalselt elavad. Alles oli üks video, kus rääkis üks mees, kes elab Virtsus ja Virtsus on ju ka tuuletööstus ja ta käib Jüris magamas. Ta sõidab Jürisse, sellepärast, et ta ei saa magada seal oma kodus lihtsalt. Ja ta ei ole muidugi ainukene inimene. Tootsis on samamoodi ju. Eelmine aasta, see oli vist augustis, käivitati see tuuletööstus ja juba 1-2 pärast hakkasid ju inimestel seal tervisehäired ja sellest on tehtud 2 dokumentaalfilmi. Ja mis selle nimi oli, kas oli tuuletööstuse pohmell või midagi niisugust, tuulepohmell või midagi sellist. Kindlasti leiab selle YouTube'ist üles ja ma olen ise jaganud neid videosi, saab Facebookist vaadata ja seal on reaalselt nendel, mis on nende eluga toimunud nüüd alles. Ja seda nagu ei taheta üldse tähele pannagi, üldse kuulda võttagi, et reaalselt siinsamas inimestega natukene aega tagasi on toimunud nendega nii suured muutused. Just. Ja nende kohta on tõesti filmid, tasub neid vaadata ja mõista, et see ei ole mingisugune kauge suvaline probleem, et kusagil kellegi teisega ja meiega seda juhtub. Super, kas saame panna need lingid pärast siia alla ka, et kõik saab ise vaadata? Ja, paneme kindlasti. Infot saab veel. Facebookis on üks grupp, on Tuulikute Vaba Eesti. Siis selleks, et on eri piirkonnad, kuhu siis tahetakse planeerida neid tuuletööstusi, on näiteks Tuulikute Vaba Paide Facebooki grupp. On Tuulikute Vaba Valga ja nii edasi on tehtud Kose ja Põltsamaa ja Türi, et saaks siis omavahel infot jagada.